Te olete täiesti õiget videot vaatamas. See on Toronto Eesti Baptisti Koguduse virtuaaljumalateenistus ja mina olen pastor Timo Lige. Ja täna ma olen enne ka teid rännakule kaasa võtnud, aga täna ma olen ette võtmas tõeliselt pikka rännakut ja selle rännaku käigus ma siis tahan tuua teieni tänase jutluse. Ja see rännaku põhjus on see, et teemaks on, me oleme teelised. Ja nii olen ka mina võtmas ette ühte teekonda ja loomulikult kutsumas ka teid kaasa. Ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis tahan selle teekonna käigus ka teieni tuua tänase jutluse. Me oleme teelised. Mina asun sinna poole teele. Õnneks ei ole ma teekonnal täna üksi, vaid Linda McLean on toetamas mind algussõnaga ja muusikaga teenib Peeter Kaups. Aga tulge minuga kaasa teekonnale. Tere hommikust. I was reading about Paul and Barnabas the other day, and the Bible tells us in Acts that they were the first missionaries. The church of Antioch sent them out, and they traveled through many Gentile areas. With them they brought Mark, or some people call John Mark, with them as a helper, and they were very, very effective in their ministry together. Halfway through that first trip, Mark left. No one knows really why he left. Many theories, but who knows? Mark left them. And this became an issue between Paul and Barnabas, so much so that as they were planning their second trip, Paul and Barnabas disagreed on whether to bring Mark again. The Bible tells us a sharp disagreement arose between them, and they parted ways. From that point on, Paul traveled with Silas and Barnabas traveled with Mark. Later on, in 2 Timothy 4:11, we see that Paul seems to have put whatever the issues were regarding Mark behind him. It really was impressed on me that these two spirit-filled men, Paul and Barnabas, who were so effective in their ministry work, felt that they could not work together after a disagreement. Even the most faithful among us are prone to conflicts and mistakes. We are all fallen human beings. What we do see with Paul and Barnabas is they parted peacefully and continued to focus on what God wanted them to do. God used them both separately in mighty ways in their work. So, in light of this, what are we to do when we are in conflict with our brothers and sisters in Christ? It doesn't take much to imagine the issues that can drive us into conflict these days. Politics, moral issues, even amongst Christians. Romans 12:18 says, "If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone." That's a great one to memorize. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So much can be said about this, particularly when issues of abuse are present. But for these few moments, I want us to be encouraged that Paul and Barnabas continued wanting the best for each other, and they separated peacefully. God used them in their imperfection. When we are in conflict, or even when we have opposing views, which might be even strong views, with our brothers and sisters, let's endeavor to live at peace
as far as it is possible. If things can't be worked out, then prayerfully continue to work where God wants you to work, and continue to ask God to bless both of you. Often the story isn't completely written yet, and we need to live in that hope. Let's pray. Thank you, Father, that even though we are imperfect and fallen, you continue to pull us back to you. You continue to work in us, and we can confidently say that our stories are not finished yet. We can see that in our relationships with you and relationships with our brothers and sisters. Keep working in us, Lord. And now may you work through Timo during this service through your Spirit. Amen. Head sõbrad, täna ma kutsun teid ühele teekonnale. Ma plaanisin jalutada täna täiesti Hiiumaa põhjarannikul mööda merepiiri, aga kuna seal on nii tugev tuul, siis ma tulin natuke metsa sisse paarkümmend meetrit rannast ja siin on üks väike teerada, mida aastakümneid tagasi kõndisid Vene piirivalvurid igal hommikul, igal õhtul, vaatamaks, et kedagi
võõrast sisse ei tuleks ega oma välja ei läheks. Ja sellel teekonnal me täna astume ja tahan siis viia meid täna mõtetega selle juurde, et me oleme ka selles elus teelised. Selle teemaga seoses seostub mulle Andres Jäätma poolt lauldud, Jaak Tuksamäe poolt kuulsaks lauldud laul, Jaak Tuksamäe poolt kirjutatud laul. Me oleme teelised all lõõskava päikese, me oleme teelised nii suured kui väikesed, me oleme teelised üle kõrbel uidete, me oleme teelised, kel pole aega uideteks. No, ma ei tea, kuidas seda praegust nimetada, on see nüüd uide või midagi muud, aga igal juhul loodetavasti 10 kilomeetri jooksul jutlus algusest lõpuni ka teieni jõuab. Me oleme teelised. Ja me kõik oleme, meil kõigil on elus üks suur tee või see peamine tee, mis sisaldab väga palju väikesi teid, kus me põikame aeg-ajalt vasakule, aeg-ajalt paremale, vahel käime ühes kraavis ja vahel teises kraavis, aga meie elu suures plaanis on üks tee, ühe sihtkohaga tee ja selle sihtkoha on Jumal meile loonud ja see sihtkoht on igavene osadus koos temaga. Meid on loodud, mitte ainult usklikud inimesed, vaid kõik inimesed on loodud selliselt, et meil on igavik meie sees. Ja sõnastame või oskame me seda sõnastada või mitte, meil kõigil on ka igatsus selle igaviku järele. Meil on kõigil igatsus igavese katkematu, takistamatu osaduse järele Jumaldaga. Ja see ajalik tee, mis meile kingitud on, see ongi meile selle jaoks, et me seda leiaksime, et see võiks kasvada meie sees, et meie võiksime sellel teekonnal kasvada. Aga Jumal on jätnud meile ka valiku, kus me võime valida, et ei, ma ei taha seda teed käia, ma tahan oma teid käia. Ma tahan kuidagi oma sihtmärgi seada oma elule ja Jumal on jätnud selle vabaduse, aga ta ütleb, et vali elu, vali õnnistus. Öeldakse, et eesmärk või sihtpunkt ei ole alati oluline. Oluline on protsess. Ja see on teatud kontekstides absoluutselt õige. Näiteks kas või see, mida mina olen siin tegemas, milleks mõtelda mingisuguse eesmärgi peale, kuigi mina olen sihtkoha seadnud, kuhu ma jõudma peaks, aga ei pea ju. Võimalus on lihtsalt rõõmu tunda sellest jalutuskäigust imelises Hiiumaa looduses. Aga kõikides kontekstides samas nii ei saa päris võtta. Mõtleme kas või kunstniku peale, et kui ta ainult väärtustaks protsessi, aga mitte lõpptulemus, siis me väga temast ei teaks. Või mõni oskustööline, olgu see näiteks torumees, et kui ta oleks hirmus protsessi nautija ja lõpptulemus ei kannataks kriitikat, siis taas me väga ei hindaks teda spetsialistina. Nii et päris alati me seda ainult protsessi hinnata ei saa. Vahel öeldakse ka, et ei ole oluline, kuhu sa lähed, vaid oluline, kellega sa lähed. Taas osadus ja seltskond on alati, sõpruskonnad on alati väga väärtuslikud ja toredad. Aga ma pean tõdema, et kuigi mulle meeldiks täiesti siin kellegagi koos käia, siis ma naudin ka väga üksi käimist sellel teekonnal. Need on toredad, protsessid on olulised, kaaslased on olulised, aga armsad, kui me kõike seda naudime valel teel, siis pole sellest mitte mingisugust kasu. Seega on kõige olulisem mõista, mis on see tee, millel me käime. Et kas see on see tee, millel on põhjust protsessi
või kaaslasi nautida. Psalmides on üks väga eriline ja sügav palve, mille juurde ma olen ka ikka ja jälle jõudnud ja psalmist laulab: oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Selles Taaveti palves ei kõla kuidagi hoiakut, et ma ise tean, ma olen ise maailma targem, ärge tulge mind õpetama. Võib-olla ta selleks ajaks oli piisavalt palju näinud enda puudulikkust ja võimet ebaõnnestuda, aga sellest kõigest kõlab läbi üks alandlikkus. Mitte ärge õpetage mind, vaid Jumal, ma ei oska, ma ei tea, palun aita mind, õpeta mind, näita mulle kõigepealt, kus ma olen. See eestikeelne tõlge valutee versus igavene tee. Mitmetes inglisekeelsetes tõlgetes on see tõlgitud ka vale tee. Ehk ma tükk aega või kaua aega ei mõistnud seda, et mis see valutee, mida siin mõeldakse, kas on kannatuse tee, kas on hoopis midagi head, et näita mulle, kas ma olen ikka sellel heal teel, aga see on see vastandumine tegelikult siin, et näita mulle ära, kui ma olen sellel teel, Jumal, mis on mulle valuks või vale, midagi, mis ei ole sinu tahtekohane, midagi, kus ei ole sinu innistust, sinu armu. Näita mulle seda, sest ma ei ole kindel, kas ma saan usaldada iseenda arusaamist või mõistmist, millisel teel ma täpselt olen. Näita mulle, kas ma olen valuteel ja aita mul jõuda igavesele teele. Aita mul jõuda sellele teele, kus on põhjust seda protsessi ja ka kaaslasi nautida. Ja minu praeguselt teelt, kus ma olen, on päris keeruline ära eksida, sellepärast et see kulgeb mööda rannikut, mööda Hiiumaa põhjarannikut ja kui ma mööda seda kõnnin, siis ma tean suurepäraselt, kuhu ta välja jõuab. Ja minu sihtpunktiks on Tahkuna majakas, mis jääb ka siia põhjarannikule. Hiiumaal on ka üks matkarada, mis osaliselt kattub ka selle teega, kus ma käin. Ümber Hiiumaa ligi 300 kilomeetrit, kus siis mööda metsasi saab käia. Ja selleks, et aru saada, kas sa oled õigel teel, selleks on mõistlik alla laadida kaart ja vaadata kaardi pealt, et kus see tee läheb. Aga alati see kaart ka ei aita, vaid selleks on lisaks veel sellised märgid loodusesse pandud, sellised rohelised triibud puude peale, et sa tead, kui sa seda näed, siis sa oled õigel teel ja kui sa hulk aega ei ole seda rohelist triipu näinud, siis ilmselgelt oled sa teelt eksinud ja mõistlik tagasi minna nii kaugele, kui sa siis mäletad, kus sa tulid, kus sa viimati seda rohelist triipu nägid. Ja see on väga hästi võrreldav meie vaimuliku teekonnaga. Esiteks on vaja alla laadida kaart. Ehk see meie kaart on Jumala sõna, mille põhjal me vaatame, et kus me ise oleme, kuhu me teel oleme ja mis selleks vaja on, et ühest punktist teise jõuda. Ja teiseks need märgid on see, et meile on antud püha vaim, kes annab meile märku erineval moel, vahel väga praktiliste olukordade läbi, aga see on ka oluline omada alandlikku ja tundlikku südant ja tahet, et Jumal meid juhiks, et Jumal meid õpetaks. Nii et oluline mõista, mis teel me oleme, oluline on omada alandlikku südant, et lasta Jumalal meid juhtida ja õpetada. Üks, millega meil on teekonnal vahel keeruline leppida, on see, et Jumalaga koos käimise tee, see igavene tee, see ei pruugi olla sugugi kõige sirgem, kõige siledam ja kõige lihtsam tee. Vähemalt mingisugusel ajahetkel tundub see nii. Ja vahel selle tee peal on päris palju künkaid ja mägesid, mis väsitavad oluliselt rohkem kui mõni väga sirge ja lai tee.
Jeesus rääkis ka 2 teest, ta rääkis kitsast ja laiast teest. Ja ilmselgelt kitsas tee on seda käies mõneti ju keerulisem kui lai tee. Aga tema eesmärk, sihtpunkt on oluline ja tähtis ja väärt seda kitsast teed käia. Ja selle kitsa tee raskusega on ka selline oma, et selline kahetine, et ta mõnes mõttes nagu on raske, aga teistpidi need laia tee raskused on lõppkokkuvõttes ikkagi oluliselt keerulisemad ja raskemini talutavad ja kantavad. Nii et ma olen ka siia korraks kitsa tee peale tulnud. Mitte, et see teine tee nii hirmus lai oleks. Olen rääkinud sellest sihtpunktist ja eesmärgist, kuhu me oleme minemas, aga ma ei ole seda veel näidanud. Nimelt Tahkuna majakas on see, kuhu ma tahaksin jõuda ja vaadake siia. Selle poolsaare tipus seal kaugel on siis valge, ilus, sihvakas Tahkuna majakas, kuhu me siis plaanime jõuda. See võib tunduda lähedal, aga tegelikult on sinna veel väga palju teed. Olen paar tundi olnud oma teekonnal ja selg on juba märg, sellepärast et selle üheks põhjuseks on seljakott, mis mu seljas on. Ja just seljakotist on oluline rääkida, kui me räägime teekonnast ja teel olemisest, seepärast et kui meil on liiga palju üleliigseid asju, mis on algaja, matka ja peamine häda, et ta võtab liiga palju asju kaasa, nagu mina, mingisugused kaamerad ja ma ei tea mida veel, siis on lihtsalt seljakott nii raske, et sa ei jaksa väga kaugele minna, sa väsid lihtsalt ära selle seljakoti koorma all. Aga on ka muidugi teistpidi oht, et sa võtad liiga vähe asju kaasa, ehk ei võta näiteks vett kaasa või ilmale vastavaid riided või pikemale matkale minnes on äärmiselt oluline see, kuidas me täidame oma seljakoti ja ma usun seda, et kui mina oma seljakoti nüüd lahti teen, siis matka asjatundjad naeravad mind südamest välja, sellepärast, et see ei vasta mitte mingisugusele professionaalsele tasemele. Aga selline on minu seljakott. Mida sisaldab siis minu teekonna 15 kilo umbes, mis mul siin seljakotis on ja mida ma kaasas kannan. Ja kõige olulisem asi, ilma milleta tõenäoliselt ei ole mõistlik minna pikemale rännakule, on vesi. Ja vett mul on kaasas päris mitu pudelit. Kui on vesi, siis me tõenäoliselt jõuame küllaltki kaugele minna. Siin kotis on muidugi professionaalid naeraksid kindlasti minu välja, mida ma kaasas vean või mida ma ei võta kaasa. Kaamerakott on siin. Siis on mul mõned riided kaasas, lisariided, et juhuks iial ei tea, mida see Eestimaa ilm teeb või lihtsalt on teekond nii väsitav, et ma higistan ennast nii läbi, et on vaja kuivi riideid. Siin on igaks üks lisajope mul kaasas. Aga siit on olemas ka tehnilisemat kraami, nimelt gaasiballoon ja põleti, millega ma plaanin üsna pea süüa tegema hakata endale. Ja siis tuleb veel vett, sest ma plaanin hakata putru keetma ja selleks on vaja vett. Ja
veel juua, see on kali, mis mulle mõni päev tagasi kingiti, vaarikakali. Ja kõige olulisem osa loomulikult, ma olen juba seda kunagi maininud, kõige olulisem osa matkast on söök. Ja siin on väike potike, mille sees ma hakkan tegema tatraputru. Ja selle jaoks peab olema ka sool. Ja enne siia metsa tuleka, leiba natukene, enne siia metsa tulekut käisin läbi bensiinijaamast, võtsin natukene liha ja viinereid ja no igaks juhuks ka natuke magusat, mõned kommid. Ja siis on siin veel pirni ja apelsin. See on minu tänane lõunasöök, mis mind ees ootab, mis ma üsna kohe tegema hakkan. Ja ega siin väga palju polegi. Igaks juhuks on müts kaasa võetud, kui on väga külm. Aga praegu seda vaja ei ole. Ja üks asi on veel, mida te saate üsna pea teada, miks see vajalik on. Ja rääkides sellest, et mida kaasa võtta, siis Jeesus ütles, võtke minu ikke enda peale. Et see ei ole kuigi populaarne, et me ei taha ju midagi võtta, mis mõttes sinu ikke. Aga see on umbes sama, kui matkale minnes öeldes, et võta seljakott ja pane sinna vesi ja pane natuke süüa ja võta võib-olla soojad riided kaasa, seepärast, et sul läheb seda vaja, sul on kasu selleks, et sa saaksid oma rännaku rõõmsasti käidud. Jeesuse ikke kohta ütles Jeesus ka, et see ei ole midagi rasket, vaid see on hea ikke. Ja ma usun, et see on see võrdluses sellega, et ka selles maailmas pannakse meie peale ikke. Aga Jeesus ütleb, et ära võta selle maailma iket, seepärast, et see on sinu hävitamiseks, see on sinu mahasurumiseks. See, mille mina annan, see on selleks, et sind õnnistada. Mina olen sinuga koos seda iket vedamas. Jeesus ütles ka, et võta oma rist enese peale. See on midagi, mida me vajame, mida me peame kaasa võtma. Aga Jeesus ütles ka asjade kohta, mida me ei peaks kaasa võtma. Ja kui ta läkitas välja oma jüngreid evangeeliumi kuulutama, siis ütles, et ärge võtke saua ja ärge võtke leiba ja 2 särki ja ärge võtke raha kaasa. Ja see tähendab, et mina kannan hoolt. See ei tähenda seda, et kui me oma praktilisi tegemisi teeme ka sarnasele rännakule tuleme, et me ei peaks midagi kaasa võtma või kuidagi ka oma kristlikku elu elades me ei tohiks palka vastu võtta ja nii edasi. Aga see mõte oli see, et ära koorma ennast üle asjadega, ära koorma ennast üle muretsemisega, sellepärast, et kõik ei ole niikuinii sinu kontrolli all. Luba mina valitsen, luba mina juhin, luba mina õnnistan, luba mina varustan. Kui mõtelda suurte jumala meeste ja naiste peale, missionäride peale, siis ma usun, et keegi ei ole läinud välja olukorras, kui jumal on läkitanud, jumal on kutsunud ja siis ta on jõudnud ühte kohta, et nüüd mul on kõik varustus. Ma tean täpselt, kui kauaks ma kuhugi lähen, mul on olemas kõik finantsid selle jaoks, mul on olemas kõik varustus selle jaoks, ma tean täpselt, mida ma teen. Ma ei usu, et neid väga palju on. Enamasti on teatud järgmist sammu, ja võib-olla sul on varustus järgmise sammu jaoks ja sa ei tea täpselt, kuidas edasi. Loomulikult meil on vaja ka seda talupoja mõistust ja me ei saa elada kuskil udus ja 7. taevas, et me praktiliste asjade peale ei mõtle. Aga see, millele Jeesus tahab tähelepanu juhtida ka meie teekonnal olles, et ära püüa kõike ette ära planeerida või ette ära garanteerida. Sa ei suuda seda niikuinii. Usalda mind, ära koorma ennast üleliigsega ka sellel teekonnal. Nüüd on jõudnud kätte see väga oluline hetk minu matkateel, et ma süütan tule ja panen tulele oma lõunasöögi, milleks on täna tatrapudru.
võtad selle tuule käes, see vesi ei lähegi keema, aga ma usun, et see pliit annab oma parima. Aga kui rääkida sellest, mida ma olen kaasa võtnud ja mida ma ei ole kaasa võtnud, siis lusika unustasin ma küll maha. Ma ei tea, kuidas ma hakkan putru sööma ilma lusikata. Ühte asja ma ei näidanud, mis mul kotis on, mida läheb nüüd vaja. Ja see on nuga. Ma pean leidma mingi puu, millest midagi lusika sarnast valmistada. Nii, ma otsustan võtta midagi sellist kuivand oks. Ta on vähemalt toekam kui sõrmed. Ma arvan, et ma saan sellega süüa küll. Ta ei meenuta millegi poolest küll lusikat väga, aga ta võtab mõne tera. Ja sellel ajal, kui ma lusikat toomas käisin, juhtus see. Ehk minu pudru on üle keenud, aga õnneks ma ei ole kodus. Ja midagi hullu sellest ei juhtu. Nii et pliit teeb tublisti oma tööd, väike, aga tubli. Nii kaua, kui see pudru keeb mul, tahame rääkida sellest, et teekonna juurde käib paratamatult ka see, et me väsime. Ja kui ma rääkisin väsimusest seoses liiga raske seljakotiga, siis neid põhjuseid võib olla teisigi. Ükskõik kui erilised, ükskõik kui tublid, ükskõik kui andekad, ükskõik kui hästi ettevalmistatud me ka poleks. Me jõuame eluteel alati ja korduvalt nendesse kohtadesse, kus me väsime. Kus me tunneme, et me ei jaksa enam edasi minna, kui on raske, vahel on väga raske. Vahel on väga-väga raske. Kuigi meis on tegelikult olemas alati mingisugused jõuressursid, millest meil polnud aimugi, siis üks hetk on see, kui me lihtsalt ei jaksa. Kusagil on piir, kus me tahame maha istuda, kus me tahame alla anda, loobuda, öelda, et see tee ei ole minu jaoks ja las teised käia sellel. Ja see küsimus on, et mida teha sellistel hetkedel, kuidas nendest kohtadest edasi minna ja läbi minna. Nagu ma ütlesin, me oleme juba seljakotist rääkinud, aga kui ma rääkisin eeskätt sellest vaatenurgast, et me seljakott võib vahel olla liiga raske, et me oleme liiga tühiseid asju sinna kaasa võtnud, siis seal seljakotis võib ka olla midagi sellist, mis meid sellel teekonnal aitab. Iisraeli rahvas pöördus oma kriisides sageli oma nii-öelda seljakoti poole, ehk siis vaatama seda, mida Jumal on teinud minevikus, mida nad oma ajaloost kaasas kannavad. Ja nad vaatasid, mõtlesid ja rääkisid Jumala suurtest tegudest.
Ja ma usun, et see on oluline ka meil meeles pidada, et kui me oleme keerulistes kohtades, siis mõtle selle peale, mida Jumal on sinu elus teinud. Räägi nendest asjadest, jaga võib-olla nendest asjadest kellelegi või kas või iseendale, mida Jumal on teinud. Võib-olla sinu seljakotis võivad olla mõned eeskujud sinu esivanematest või ka sinu kaasaegsetest eeskujud, kes on inspireerimas sind sellega, kuidas nemad oma teekonda käivad. Aga põhjust vaadata oma seljakotti sellistel hetkedel on ka sellepärast, et meil on võimalus sealt ka midagi välja tõsta. Midagi, mida me oleme kaasas kandnud, midagi, mis ei pea seal üldsegi mitte olema. Vahel on need võib-olla liiga kõrged ootused. Ma pean vahepeal putru segama. Minu improviseeritud lusikas toimib suurepäraselt. Vahel on võib-olla selleks liiga kõrged ootused, mida me oleme kuidagi kodust kaasa võtnud või kuidagi ise oma seljakotti pannud. Perfektsionism on midagi, mis teeb meie teekonna nii meie enda jaoks, kui sageli ka meiega koos käijate jaoks päris keeruliseks ja raskeks. Kui vähegi on võimalik, siis on vaja sellega tegeleda ja see oma seljakotist ühel või teisel moel välja tõsta ja asendada see millegi kergemaga. Ma ei tea, võib-olla on abiks kas või see, kui sa võtad vastu Jumala julgustuse ja sõna täna, et sa oled piisav. Sa ei pea kellelegi tõestama, sa ei pea Jumalale tõestama midagi, sa oled piisav, see, kes sa oled. Jeesus oli täiuslik, sina ei pea olema täiuslik, sest sa lihtsalt ei ole seda. Jeesus oli täiuslik ja tema on kandnud meie mitte täiuslikkuse. Ja see on koht, kus meil on vaja õppida Jeesusest kinni hoidma, püsti tõusma nendel väsimuste hetkedel, sest see püsti tõusmine keerulistel hetkedel on sageli parim tunnistus sellest, kes Jeesus on ja mida ta on teinud. Vahel aitab ka pilgu ettepoole seadmine. Kui mina siit tõstan oma pilgu, siis ma näen oma eesmärki, kuhu ma tahan jõuda. See on tahkuna majakas, millele ma olen lähemale saanud, aga ma ei ole kaugeltki mitte veel kohal. Miks kristlased räägivad väga palju taevast? Nad räägivad sellepärast, et see on eesmärk, see on see, mille suunas nad liiguvad. Ma mäletan ühte ristsõna kunagi lapsepõlvest, kus olid sellised pildid, kus oli vaja ära arvata, pool lauset oli olemas pildi juures, aga pool lauset oli puudu ja seal oli üks poiss, kes vaatas ülesse niimoodi unistades ja siis tuli üks onu talle vastu ja ütles, et poiss, et kui sa ei vaata sinna, kuhu sa lähed, ja see oli 3 punkti. Kui sa ei vaata sinna, kuhu sa lähed ja õige vastus seal tuli ristsõnast, siis võid sa üsna kiiresti sattuda sinna, kus sa vaatad. Ehk siis vihje oli see, et kui sa vaatad niimoodi üles ja käid tänaval, et siis võib midagi juhtuda ja sa võid üsna kiiresti sinna sattuda, kuhu sa vaatad. Aga sellel on oma tõepõhi sees, et kui me vaatame sinna, kuhu me tahame jõuda, siis see aitab meil edasi liikuda. See teekond, nagu me ka alustasime tänast juttu ja jutlust, see teekond on ajutine, see on ajalik. Meid on ees ootamas midagi, mis on igavene. Ja ma mainisin, et minu seljakotis oli midagi veel, mida ma pidin hiljem selgitama, miks ta oli ja mis ta on. Ja nüüd on see koht. Aga üsna tihti ei ole õigemat ja paremat asja, kui me oleme väsinud, lihtsalt puhata.
kuigi süüa ja puhata on tore, tuleb kohale jõudmiseks jälle astuda see esimene samm ja siis jälle järgmine ja järgmine ja järgmine. Kui me räägime teekonnast, mida me siin ajalikus maailmas käime, siis me vahel kipume unustama seda, et see teekond ei ole ainult meie pärast või see teekond ei ole antud meile lihtsalt sellepärast, et meie siis oma mingisugused unistused ja ambitsioonid saaksime täidetud, et me saaksime oma rõõmud selles elus kätte, mida me siis tahame. Vaid sellel on oma osa, aga tegelikult meie elu on loodud millekski palju suuremaks ja see on loodud suhtesse teistega. Et kui näiteks ka kristlase elu oleks lihtsalt selleks, et tal oleks üks naudingute rohke ja vahva elu, siis ju võiks kristlase kohe taevasse võtta. Jääks mitmed rumalused tegemata ja naljaga pooleks öeldes, et Jumalal on meid ülal ka pidada küllaltki kulukas siin need 75 või rohkem või vähem aastat, et võiks ju otse taevasse võtta. Aga meid ei ole lihtsalt selle jaoks loodud, vaid meid on loodud ühe eesmärgiga elama selliselt, et õnnistada, puudutada, kõnetada kaasteelisi. Ma olen käinud siin mitu tundi Hiiumaa põhjarannikul ja ma ei ole mitte ühte inimest näinud. Hiiumaad nimetatakse sellepärast introvertide paradiisiks. Suvel päris vist see võimalik ei oleks, aga praegu tõesti sellel teel ei ole ühtegi inimest olnud, seega ei ole ma saanud kedagi kõnetada. Aga võttes meie eluteed, siis me alahindame vahel enda rolli teiste inimeste elus ja me alahindame teiste inimeste rolli iseenda elus. Ma usun, et meile igal ühel on antud midagi, mida ainult meie saame sellisel kujul edasi anda ja kanda selles maailmas. Ja oluline on ka mõista seda, et inimesed meie ümber, kas nad siis meeldivad meile või mitte, neilegi on antud midagi väga olulist, seda, mida meie oma elus vajame, mida Jumal on näinud, kuidas meid varustada selles elus. Kui me mõtleme Jeesuse ühele viimasele selle läkitusele, mille siis Jeesus andis oma jüngritele, et minge Jeruusalemma ja ma varustan teid väega ülevalt. Milleks? Selleks, et teil oleks tore elu ja miks mitte, aga see sõnastus oli see, et ma varustan teid väega selleks, et oleksite tunnistajad. See tähendab, et see teekond, mis me siin käime, sellel teekonnal te puutute kokku, te suhestute teiste inimestega ja teie osa, võimalus ja eesmärk on tunnistada minust ehk siis Jeesusest. Ja selleks te vajate väge. Te ei saa seda omast jõust, sellepärast, et teid on kutsutud kutsutud jagama seda sõnumit nii nendele, kes teile meeldivad, kui nendele, kes teile ei meeldi. Nii nendele, kellele teie meeldite, kui nendele, kellele teie koha üldse ei meeldi. Ja selleks me vajame Jumala väge, et esiteks me julgeksime seda teha, et me oleksime võimelised seda tegema, et sellel oleks mõju ja selleks, et see ühel või teisel moel kannaks oma vilja. Nii et me ei ole sellel teekonnal üksi, kuigi mina täna siin olen.
Minu teekond Tahkuna majakani hakkab eesmärgini jõudma, ehk ma olen üsna pea kohal. Aga ühe asja tahan veel enne kohale jõudmist teiega jagada. Kui me räägime kristlikus mõttes teekonnast või teest, siis paljud võivad ütelda, et aga ikkagi, kus ma tean, mis on see õige tee, millest juttu oli. Et mis on see igavene tee ja mis on see valutee. Siis Jeesus on selle asja meie jaoks tegelikult teinud väga lihtsaks. Võib ju pidada budist enda teed õigeks, hinduist või moslem või juut, või ka isegi kristlike konfessioonide vahel on need vaidlused, et kas minu tee või tema tee. Aga Jeesus, kui ta rääkis tõest ja teest, siis ta ei rääkinud nii palju dogmadest, mingisugustest õpetustest, vaid ta rääkis isikust. Ta rääkis iseendast. Mina olen tee. Ja see on üks võimas ilmutus. Ja me kõik tõenäoliselt vajame selle ilmutuse kasvu enda elus. Mida see siis lõppkokkuvõttes tähendab? Et Jeesus ise on tee. Ja mida rohkem me seda mõistame enda elus, mida rohkem see saab, kui lihaks see sõna meie elus, usun seda vähemaks jääb vaidlusi, seda vähemaks jääb kuidagi enese paremaks pidamist või teiste halvaks pidamist ja lõppkokkuvõttes taandubki kõik sellele, kas on Jeesus või ei ole. Vaata Jeesuse peale, ütleb tuntud laulusalm. Lugu räägib ühest missionärist, kes läks Aafrikasse ühe hõimu juurde, et evangeeliumi kuulutada ja kui ta oli jõudnud kohale, siis ta teadis, et sügaval džunglis on veel üks suguharu, kuhu ei olnud ükski missionär varem jõudnud ja ta tahtis väga nende keskele jõuda. Ja siis ta küsis seal hõimupealikult või külavanemalt, et kas on keegi, kes oskaks teed juhatada. Ja see hõimupealik ütles, et jah, et üks mees on. Ja siis kutsuti. See mees ei näinud kõige sõbralikum välja. Ta olid käed ja nägu armides ja siis natuke kandilise olemisega mees oli see. Ja järgmisel päeval asusid nad siis koos selle mehega teele sinna suguharu juurde, kes elas sügaval džunglis. Ja see tee läks aina kitsamaks ja aina aimatavamaks, kuni missionär ei olnud sugugi kindel, et nad on õige tee peal ja nii ta pöördus selle kohaliku mehe poole ja ütles, et oled sa kindel ikka, et sa oled õigel teel, kas sa tead, kuhu sa lähed? Ja siis see mees pöördus ta poole, ütles, et mina olen see, kes selle tee rajas selle hõimuni. Need armid, mis mul on sellest tee rajamisest, kui oksad ja taimed minu ihu lõhkusid. Mina rajasin selle tee, mina olen see tee. Ja sa küsid, kas sa tead, kas sa oled õigel teel. Ja nii on ka Jeesusega. Jeesus on tee. Ta lihtsalt ei tea teed. Ta lihtsalt ei soovita meile teed, vaid ta on tee ja ta kutsub meid käima temas. Ja see on kõige turvalisem, see on kõige kindlam ka teadmises, et kui me oleme Jeesuses, kes on tee, siis on kindel ka, et me jõuame kohale, eesmärgile. Veidi enam kui 4 tundi on kulunud ja ma olen jõudnud Tahkuna majaka jalamile ehk 100 meetrit veel ja saan majakat käega katsuda. Minu teekond ei olnud raske, pigem kerge ja nauditav, ilus ilm, ilus loodus, võib-olla pinnas, kus kõnnin, ei ole just ideaalseim, selline pehme ja liivane, seljakott surub õlgadele, aga vaatamata sellele on see olnud nauditav teekond. Meie eluteekond alati ei pruugi seda olla.
vahel võib päris keeruline olla ja siis on hea meeles pidada ka neid punkte, mis ma täna sellel teekonnal olen jaganud, et meil oleks piisavalt alandlikkust lubada Jumalal näidata, millisel teel me oleme. Kas me oleme valuteel või oleme me eluteel. Et meil oleks piisavalt alandlikkust vastu võtta või aktsepteerida ka seda, mida Jumal ütleb, et kus sa oled ja kuhu sa sedasi jätkates teel oled. Ja et meil oleks piisavalt alandlikkust vastu võtta ka Jumala armu ja abi selleks, et muuta ja teha korrigeeringuid enda teel. Aga issand, õnnistagu sind selleks ja hoidku sind. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle armu ja rahu ja kõike seda, mis sa vajad selleks, et jõuda kohale sinna, kuhu Jumal on sulle eesmärgi seadnud.